Umbes 2600 aastat tagasi mõeldi kohast, kus me elame nii, et allpool on maa ja ülevalpool on taevas. Nii see ongi. Mõnes mõttes. Tegelikult elame me siiski jumalal planeedil, nii et keskel on maa ja ümberringi on taevas ning kosmos. Hiljem saadi küll aru, et hoopis päike on keskel ning meie tiirleme ümber päikese koos kuu ning teiste planeetidega. Okei, see on meie päikesesüsteem, kuid mis tuleb edasi? Umbes 90 aastat tagasi mõõtsid astronoomid kosmost ning said aru, et meie galaktika ning päike ja maa on imeväike osakene tervest universumist. Et saada aru, kui suur on universum, tuleb teada, kui pikk vahemaa on üks valgusaasta. Valgusaasta on vahemaa, mille valgus läbib 1 aastaga. Valgus on kõige kiirem asi meie universumis. Meile lähim täht on 4,2 valgusaasta kaugusel. Ei tundu just eriti pikk vahemaa. Kilomeetrites on see 37 triljonit kilomeetrit. Maad Marsil on 200 miljonit kilomeetrit. Praeguste kiirustega jõuaks Maad Marsile umbes 7 kuuga. Sama kiirusega jõuaks Maalt lähima täheni 19 000 aastaga. Päris pikk aeg. Meie päikesesüsteem asub linnuteel, mille läbimõõt on 100 000 valgusaastat. Isegi see vahemaa on olematu võrreldes nähtava universumi kõrval. See on kõik, mida me näeme oma kõige võimsamate teleskoopidega. Selle läbimõõt on 93 miljardit valgusaastat. Kuid mis on pärast nähtavat universumi? Lihtne vastus on, et keegi ei tea, kuid arvatakse, et terve universum on 150 sekstiljonit korda suurem kui see, mida me näeme. Meie maa on vaid 0,3042% tervest universumist. Aitäh vaatamast!